No nii, tšau ja hello. Täna siis juba 9. päev raha energiajoondustega meie külluse loomiseks ja täna me keskendume tänulikkusele. Kes veel ei tea, ma usun, et kõik meist juba teavad, et tänulikkus on üks võimsamaid vahendeid külluse loomiseks. Just hiljuti jälle kuulsin, kuidas oli tehtud uurimus, kuidas oli tehtud 2 gruppi inimestest. Esimene grupp kirjutas oma päevikutesse igapäevaselt, mille eest nad on tänulikud. Et mõlemad olid vist, ma ei tea, kas õnnelikkusega seotud või millega see oli, aga et esimene grupp kirjutas oma päevikusse iga päev, mille eest nad on tänulikud ja teine grupp kirjutas, mille üle nad on vihased või mis neid ärritab. Ja siis uurimuse lõpus siis need inimesed, kes kirjutasid tänulikkust, mille eest nad on tänulikud, olid palju õnnelikumad kui need, kes kirjutasid, mis neid viha lähevad. Ja tegelikult ma arvan, et täna selle homse pühapäeva pühitsuse teema tuleb ka õnnelikkus. Et tegelikult isegi ükskõik, mida me soovime, mis see on, raha, küllus, armastus, kõik see on sellega seotud, et me oleksime õnnelikud. Me alati soovime ju olla õnnelikud, see on meie kõige esmane soov, eks ole. Et ja nüüd tänane komm siin on Abraham Lincolnilt. Parim viis oma tulevikku ennustada on see luua. Ja kuidas me loome oma tulevikku? Oma mõtetega, oma sõnadega, oma tegudega ja mediteerimisega, energiajoondustega. Nii et hakkame kohe pihta ja sina, kes sa tulid vaatama, küsi oma number ka ja siis ma hiljem saadan sulle sõnumi. Nii, leia omale mugav asend. Kuskil, kus sa saad mõnusalt rahulikult olla mõned minutid. Segamatult oma ette. Ja hakkame hingama sügavamalt ja pehmemalt mõned minutid sisse ja välja, mõned korrad. Vabandust. Iga kord välja hingates lõdvestame oma keha järjest rohkem. Järjest sügavamalt ja sügavamalt. Nagu ikka vajume selle asja sisse, mille peal me oleme, on see siis tool või oled sa lamavas asendis. Aitäh. Ja kutsumegi esile oma tänulikkuse tunde. Otsime üles enda sees tänulikkuse tunde. Mis tunne on tänulikkuse tundel? Mis tunne meil siis on, kui me oleme tänulikud? Kutsu korraks esile, mille või kelle eest sa oled tänulik oma elus. Ja nüüd keskendume sellele tundele, häälestume sellele tundele. Kus see on sinu kehas? Vaata, kas sa suudad selle nagu lokaliseerida, kus kohas sinu kehas see tunne on. Ja nüüd hakkame seda tunnet nii-öelda laiali saatma oma kehas, hakkame seda suurendama, avardama. Et kui ta on näiteks südames või kõhus, siis hakkame teda nagu mujale kehaosadesse saatma. Vaatame, kuidas see tunne avardub ja kuidas me saame sellesse võimendus sisse hingata. Lihtsalt hingame sellesse võimendus sisse. Ja las see tunne hakkab meie kehades avarduma. Tänulikkuse tunne. Vaatame seda oma kehas kasvamas. Vaatame seda liikumas igale poole meie kehas, meie erinevatesse kehaosadesse. Omas tempos, nii nagu sinu jaoks on kõige mõnusam. Üks hingetõmme korraga. Tänulikkuse tunne, aitäh. Vaatleme seda liikumas igale poole meie kehas, kuni ta jõuab kõikidesse rakkudesse meie kehas. Kogu meie keha on tänulikkusest pulbitsev. Ja vaatame seda tunnet ja hakkame seda endast välja avardama. Las see kasvab meist välja
ja hakkame ka ise koos selle tundega avarduma. Jälle nagu ikka igas suunas. Lubame endale avarduda koos selle tänutundega. Kui meil tekivad mingid visioonid, paneme neid tähele. Ja avardume aina edasi ja edasi. Aina edasi ja edasi. Ja kujutame ette, mida see tänulikkuse tunne meie ellu looma hakkab. Sest mida tänulikumad me oleme, seda rohkem me tõmbame endale asju, mille eest me saame olla rohkem tänulikud. Ma soovitangi hakata vaatama enda ümber kõike ja kõiki armastuse ja tänulikkusega. Kuidas see siis on, kui sa vaatad enda ümber ja tunned tänulikkust kõige eest, mis sul on. Kõikide inimeste eest, kõikide asjade eest, mis sa oled saanud või ostnud või mis on sulle kingitud või mis on sulle alati olemas olnud. Ja kui me hakkame tundma seda erilist tänutunnet iga asja eest ja iga inimese meie elus, ka nende eest, kes on meile õppetunnid, mis siis ka, kui need õppetunnid on meile kuidagi kasulikud, need on meie jaoks olulised, nad aitavad meil jõuda kuhugi, kuhu me saame jõuda ainult läbi nende õppetundide. Ja oleme tänulikud iseenda eest. Teeme kohe siukse suure kalli endale ja hoiame ennast selles tänutundes. Mõistame, kui oluline see on, et me armastaksime iseennast, väärtustaksime iseennast ja saaksime aru, kui oluline on see, et mina siin olen. Me valisime siia reaalsusesse tulla ja kogu universum panustab sellest, et mina siin olen. Isegi siis, kui ma mitte midagi märkimisväärset oma elus korda ei saada, olen ma miljonikordselt oluline. Ja tegelikult iga meie mõte, iga meie tegu, iga meie sõna loob midagi siia sellesse universumisse. Jääme sellesse tänutundesse, ankurdame selle endasse, hoiame seda endas ja läheme sellega oma päevas, oma õhtus edasi.